Plaatdetail on väärtust lisav mööblimaterjalide maaletooja. Oleme see aasta tähistamas 30. juubelit. Meie põhitegevusalaks on mööblimaterjalide maaletoomine ja nendele väärtuse lisamine. Alustades lamineerimisest, mõõtu lõikamisest, kantimisest, freesimisest, puurimisest, painutamisest, ühesõnaga kõike, mida võimalik laminaadist teha on. Ja lisaks laminaatkomponentidele pakume ka materjali juurde, näiteks liimid ja servakandid. Oma tegevusala oleme jaganenud 4. Üheks on materjali maaletoomine, teiseks on masstootmine, 3. eritootmine, 4. materjali arendus ja arhitektitöö. Peamised sektorid, kus me tegutseme, on köögisektor, erimööblisektor, ehituskauplused ja laevandussektor. Kui varasemalt olime tuntud rohkem kui masstootja, üha enam oleme panustanud alltöövõtu suunda, et kõik meie investeeringud oleme teinud, et olla kiiremad ja paindlikumad, ehk siis väiksemad seeriad, väiksema ajakulu ja rahalise kuluga. Viimastel aastatel oleme väga palju panustanud digitaliseerimisse ja automatiseerimisse. Põhjuseks on see, et tahame olla kliendile veel lähemal ja olla veel paindlikumad, pakkudes komponente kiiremini, alustades materjali lahti lõikamisest, kantimisest ja kuni puurimiseni välja ja mitte ainult suurtele seeriatele, vaid ka üksikutele tükkidele. Tegemist on Plaatdetaili masstootmise ühe liiniga, mis on PVA põhine. Meil on kokku 2 liini ja sellel liinil teeme pressitud plaate. Ja seesama liin on ühendatud järgmiste liinidega, aga kõik saab alguse siit. Kui varasemalt söötsime plaate peale siit eest ühe tõstega, siis tänaseks oleme investeerinud automaatlattu, millega me suurendasime efektiivsus circa 40%. Tänu sellele, et meie kõige suurem eelis on väga väikesed seeriad ja paindlikkus. See tähendas seda, et kui klient saab tellida meilt väikeses koguses erineva paksuse ja erineva plaadiga lamineeritud kilpe. Kui varasemalt pidi iga toote vahetuseks plaati vahetama, siis täna oleme pannud erinevad plaadid automaatlattu. Me vähendame sellega materjali vahetuse aega. Kui ennem keskeltläbi materjali vahetuse aeg võttis 3-4 minutit aega, siis täna me seda enam ei tee. Võtab sobiva plaadi juba automaatlaost. Oma majandustarkvaraks ja ERP-süsteemiks oleme valinud monitori just sellepärast, et monitori süda on tootmine ja kõik ülejäänud on ehitatud sinna ümber. Tänu ERP-süsteemi vahetusele oleme saanud liidestada oma tootmisliinid otse ERP-iga ja lisaks erinevad optimeerimistarkvarad, mis on tulnud siis automaatladudega kaasa. Nende arenduste üks eesmärk on olla kliendile veel lähemal. Monitor võimaldab meile pakkuda klientidele live laoseisu vaadet läbi monitorportaali, kus nad saavad vaadata oma olemasolevaid tellimusi, ülevaadet nende kohta ning vajadusel teha endale materjali broneeringuid ja tellimusi otse iseteeninduskeskkonnast. Lisaks iseteeninduskeskkonnale oleme integreerinud monitor ERP-süsteemiga IMOS tarkvara. Tänu IMOS tarkvarale saame aidata väikekliente joonistega, kellel võib-olla ei ole 3D mudeleid ja saame teha oluliselt kiiremini söödavaks meie enda pinkidele. Projektaga koostöö on kestnud sama kaua, kui Plaatdetail on eksisteerinud, ehk siis pea 30 aastat. Oleme ostnud uusi seadmeid viimastel aastatel enam tänu suuremale panusele digitaliseerimisse ja ei salga ka seda, et projekt oli esimene, kes tuli mõttega integreerida automaatladu meie tootmisliiniga, mille peale meie ei olnud enne mõelnud, et see üldse võimalik on ja mis oli ka projektale ja Homagile paras väljakutse. Mis puudutab masstootmistehast, kus praegu asub automaatladu, oli varasemalt nii-öelda surnud pind, kus materjalivoog liikus läbi tänase automaatlao ala, mis tegi automaatlao installeerimise, ütleme siis paigutuse oluliselt keerulisemaks, kuna sinna vahele oli ikkagi vaja jätta kaubaveo koridor. Investeering siia saagi automaatlattu tekkis olukorrast, kus nii saag kui kandimasin mõlemad olid 2 vahetuses, aga saag oli pudelikaelaks, sest kantimine jõudis rohkem eest ära kantida, kui saag ette saagida. Teisalt oli meil logistiline liikumine piiratud,
sae asukoht oli oli 90 kraadi teisele poole ja blokeeris ringiratast liikumise. Kuna meil see ruum on selline piiratud, suurt automaatladu siia teha me ei saanud, mida ei ole ka iseenesest meile vaja, sest tänu väikestele seeriatele ja väga laiale materjali valikule me ei saa kõike materjali lattu panna, vaid see pannakse vastavalt tänasele tööle, eelmisel õhtul söödetakse lattu. Näitajatest nii palju, et kuna täna töötab saag ühes vahetuses, siis kandiliin töötab ikkagi kahes vahetuses ja see efektiivsuse võit oli poole võrra. Suurem investeering projektaga viimaste aastate jooksul oli lahtilõikeüksuse väljavahetamine ja asendamine lahtilõikeüksus koos automaatlaoga. Miks me valisime projekta, oli see, et nende lahendus oli kõige paindlikum ja automaatladu mahutas kõige rohkem materjali. Mis puudutab masstootmistehast, siis see oli loogiline jätkata seda projekta ja Homagiga, sest et optimeerimistarkvarad ja liidestused olid juba nendega loodud. Iga digitaliseerimise protsess muudab tööd targemaks ja vähendab niinimetatud rumala töö osakaalu. Varem oli vaja teha rohkem käsitööd, täna töölised on pidanud ennast harima, täiendama, kohanema nutikamate lahendustega. Tänu füüsilise töö vähenemisele on see muutnud operaatorite töö kiiremaks ja mugavamaks. Kogu digitaliseerimise protsessi alguses me tegime hästi palju teavitustööd töötajatele igast muudatusest eesmärgiga mitte neid ära hirmutada, et mõni masin hakkab asendama inimest. Meie eesmärk oli see, et sama inimeste hulgaga suudaksime rohkem toota, efektiivsemalt toota, targemalt toota ja et nende elu läheks mugavamaks. Täna on selgelt näha, et töölised on õnnelikumad tänu sellele, et nad teevad mugavamat ja targemat tööd. Projektaga koostöö on olnud algusest peale väga sujuv. Alustades meie ideede kaardistusest, pakkumisest kuni lõpplahenduseni ja paigalduseni välja. Kuna tootmises on iga seisak väga suur kulu, siis väga positiivsena näitanud on välja projekta väga kiire reageerimise. Kuna Eesti ei ole ammu enam niinimetatud odav maa, kus toota mööblit, me oleme järgi jõudnud soomlastele ja rootslastele oma hinnatasemelt, siis ainuke võimalus mööbli tootmises ellu jääda on investeerida digitaliseerimisse ja automatiseerimisse. Tänu sellele, et meie oleme seda teinud, saame pakkuda oma klientidele oluliselt efektiivsemalt mööblikomponente. Kindlasti me jätkame digitaliseerimist ja automatiseerimist lähiaastatel, et olla veel efektiivsemad, veel paindlikumad ja veel kasulikumad oma klientidele, pakkudes võimalikult lühikese tarnetähtaega ja võimalikult efektiivselt erinevaid teenuseid ja lahendusi. Me oleme siiani olnud väga lähedal suurematele klientidele, aga üha enam panustame just väikeste klientide abistamisse ja aitamisse nii materjaliga kui erinevate teenustega ka väikeste seeriate puhul.